Tere, mina olen Ülle Puu Viljandi Tarokast ja olen ammu tahtnud rääkida nimest, tähtedest, numbritest. Ma olen pikaajalise kogemusega tarokaartide ennustaja juba 15 aastat ja sümbolid, numeroloogia, see kõik on tarokaartidega nii läbi põimitud, et lihtsalt ei saa sellest mööda vaadata, et ma sellega ei tegeleks või selle peale ei mõtleks või ei analüüsiks. Ma olen ammu tahtnud teile rääkida nimemaagiast ja öeldakse ka vanasõnas, et parem on hea nimi kui suured rikkused. Ja inimese nimel on tõesti suur mõju sinu eluolule, tööle, iseloomule, üleüldisele elule. Ja eesnimi on põhiline ja kui eesnime on 2, siis esimene nimi on esimene, teine eesnimi on teine ja perekonnanimi on siis 3. tähtsusega. Aga kui on ainult 2 nime, eesnimi ja perekonnanimi, siis eesnimi on tähtsam kui perekonnanimi, sest perekonnanimi kajastab perekonna mõju sinu elule, aga eesnimi on sinu isiklik nimi. Kui sul kasutatakse hüüdnime eelkõige, siis hüüdnimi võib isegi muutuda sinu päris nimest, mis on sul sinna ID-kaardi peale pandud ja sünnitunnistusele. Et isegi sellest võib see nagu muutuda olulisemaks ja tähtsamaks. Siis eesnimi on nagu võti, millega avada sinu elu uksed siis. Ja tähtsal kohal on ka sünnipäev, mis number sul seal on, sest eesnimi avab sünnipäeva anded, mis sa oled selle päevaga, nende numbritega nagu kaasa saanud. Ja eesnime esimene täht on jällegi kõige esimene, kõige olulisem ja ta domineerib teiste tähtede üle. See näitab sinu materialistlikku hoiakut, kuidas sinu mõte töötab, millised on sinu reaktsioonid maailmas toimuvale ja erinevatele sündmustele sinu ümber. Eesnime viimane täht näitab, kuidas sina asju lõpetad. Ja keskmine täht, kui on nimes paaritu arv tähti, näitab, kuidas sa reageerid ka mingisugustele ideedele ja kas need muutuvad sulle kinnisideeks või mitte. Ja see võib viia ka teatud määral tasakaalust välja. Siis tähed omakorda jaotatakse ka 3 erinevasse gruppi. Et on algatajad, edasiviijad ja lõpuleviijad. Ja kui eesnimes on esimeseks täheks vokaal, näiteks A, E, I, O, U, Y, siis näitab esimest emotsionaalset reaktsiooni mingisugustele sündmustele. Ja see on sinu nime hing. Kui esimeseks täheks ongi vokaal, siis võib sul olla raske otsustada või ka otsuseid langetada. Aga see ei pea olema nagu reegel, sest tegelikult see sõltub ka sellest, et missuguseid tähti sul nagu veel on. Aga täna ma viskan sulle selliseks rosinaks, et kes siis on algatajad, et sa saad vaadata, et millised tähed on sinu nimes ja mida rohkem on antud tähti, siis seda rohkem see omadus pääseb esile. Algatajad on siis A, E, I, K, O, R ja C. Need soodustavad projektide, ideede algatamist ja on ettevõtlikud inimesed. Edasiviijad ehk siis töölised, neile on juba käsk kätte andud, mida nad peavad tegema, on B, nõrk B, F, H, J, N, P, Q, S, T, U, kaksik V, X, Y. Nemad on siis arendajad ja täiendavad seda, mida on juba eelnevalt algatatud. Ja võivad olla mõnikord otsustamatud, kui neid tähti on liiga palju.
siis lõpuleviijad on Z, D, nõrk D, G, L, M ja V. Soodustab projektide tööde lõpuleviimist ja topelttähed annavad mitmekordset võimaluse sellele inimese nimele. Näiteks ongi, kas on Joonas, et seal on näiteks J on edasiviija, O on algatajad, 2 O-d on ja S on siis samamoodi edasiviija, siis lõpuleviimise tähte tal ei ole, siis võibki olla, et keegi peab talle meelde tuletama, et oma tööd ikkagi nagu lõpetaks. Et või siis ka minu nimi Ülle on Ü, siis taandatakse U-ks, täpid võetakse ära, U on edasiviija, L-id on lõpuleviijad ja E on algataja. Nii et minul on kõik 3 protsessi nagu siin olemas ja kuna mul on 2 L-i, siis ma tahan punktist A või stardist sinna finišisse jõuda hästi kiiresti, lõppu. Ja mul on kogu aeg lõpetamistega hästi kiire on ja siis on raske seda keskmist protsessi nagu nautida. Täht A on nagu kolmnurk ja ta püüdleb kõrgustesse ja tema vahel on kindel selline vahelüli, mis hoiab seda 2 jalga koos. Ta toetub 2 jalaga maa peale, ta on kindlalt paika pandud ja ta soodustab organiseerimist, planeerimist, asja elluviimisi ja tal on väga tugevad juhianded. Ja ta püüdleb paremuse poole. Täht B on jälle suletud, tal on 2 pauna ja ta on nagu kaamel ja ta võibki raskusi tassida, aga emotsionaalses mõttes elab ta sissepoole. Emotsioonid on tal siin sees, aga kui palju ta sealt välja laseb, see on omaette asi. Ja B on väga hea täht koostöödeks. C on külje pealt väga avatud ja teisipidi ta võib täitsa kõikuda, et ta ei tea täpselt võib-olla, mida ta teeb, kuhu ta läheb, aga tal on väga hea intuitsioon ja väga hea sisetunnetus. Meie tähestikus võib-olla C tähte väga ei esinegi. Siis D on jällegi paunaga täht ja jällegi ta elab sissepoole, ainult et tema on nüüd 1 küüruga kaamel, et kui palju sinna 1 küüru sisse mahub, eks näis. Ja ta töötab kõvasti selle nimel, mida tema tahab. Ja see suletud paun ei taha, et tema tegemistesse väga sekkutakse. Ja see täht soodustab praktilisust. E on vaata kui avatud. Tal on nagu rehapulgad ja ta on tulevikku vaatava sellise mõtlemisega täht ja avatud suhtleja. Ja ma arvan, et E-le meeldib ka väga reisida. Mitte, et teistele tähtedele ei meeldiks, aga nii on juba nagu loodud. Ja E-täht soodustab suhtlemist ja ta on avatud suhtleja. F-iga on nüüd niimoodi, et ta on nagu poolik reha ja ta toetub 1 jalale, millel on 2 rehapulka ja see võib teda natukene kõikumisse ajada. Et ta on küll sõbralik täht, aga ta võib olla natukene selline kõikuv oma ütlemistes, mõtlemistes, tegutsemistes ja ta on ka küllaltki intuitiivne tegelane. Ja jõudsin G-täheni. G-täht on natukene suletud täht, ühtepidi nagu avatud, teistpidi suletud. Ja minu arust on nagu teokarp, et kui inimene tahab, siis ta poeb iseenda sisse peitu. Ja kui ta tahab, ta tuleb sealt välja, vastavalt oma soovidele ja tahtmistele ja talle ka samamoodi ei meeldi väga, et tema tegemistesse sekkutakse. Nii nagu üldse need natukene kinnised paunadega tähed. Ja G-täht soodustab enese usaldust. Järgmine on H ja jällegi kõrgustesse pürgiv, ülevalt poolt on avatud,
pulk on kahe posti vahel toetamas ja jällegi ta seisab väga kindlalt maa peal. Ja öeldakse, et H-tähega inimesed ronivad karjääriredeli peal. Kui kiiresti nad seal sinna ronivad, võib-olla vahepeal mingi redelipulk mädaneb ära ka, võib-olla aeglane ronimine on, et ei tea, inimene ise valib omale selle ronimise kiiruse, aga igal juhul see on ülespoole liikuv ja kõrgustesse suunatud täht. Ja öeldakse ka, et H-täht soodustab finantsilist võimekust. Siis edasi on I-täht. I on ju ainult üks post. Ja I-d võivad olla natukene dramaatilised, aga nad selle eest on tegusad, aktiivsed, vastuvõtlikud ja tundlikud. Ja soodustab sellist romantilist ellusuhtumist. Edasi on J. Siis J tundub ka selline kindel täht, aga mitte nii väga, sellepärast, et tema jalg on alt selline kõikuv ja ta on natuke ka kiiktooli moodi, et ta kõigub edasi-tagasi. Öeldakse ka, et see on nagu intellektuaalne täht, et ta on lähtub intellektist ja ta võib olla kohati otsustamisvõimetu, sellepärast, et see alumine jalaosa tal kõigub edasi-tagasi. Aga ta jällegi on ambitsioonikas ja aga vastavalt sellele, et see alumine osa kõigub, siis võib olla tähelepanu häireid tal, et millele ta tahab oma tähelepanu suunata ja J-täht soodustab sellist loogilist otsustusvõimet, kuigi otsustada on raske kohati. 10 tähte olen ma jõudnud läbi käia ja ma olen jõudnud 11. juurde ja see on kõht-täht. Kõht-täht öeldakse, et ta on väga tugev täht. Isegi kohati tundub, et sellest R-ist nagu tugevam isegi, sest kõht-täht on avatud, intuitiivne, ta toetub 2 jalaga maa peale, tal on väga hea ühendus maaga. K-täht on atraktiivne, tal on palju inspireerivad mõtteid, ta suudab tegeleda mitmete erinevate asjadega ja kui sa vaatad ka, et mis K-tähega sõnad algavad nagu kuningas, aga ka karma, kiiver kaitseb sul pead, kotkas, et kui uhked sõnad on selle kõht-tähega ja kõht-täht soodustab inspiratsiooni, mida tänapäeval väga vaja ongi. Edasi on L. L on nagu labajalg, nagu ta kõnnib nagu jalg niimoodi astub. Ja minu arust L-täht ongi selline edasi liikumise kaart. Et ka minul on 2 L-i ja see 2 L-i teeb mind enese piitsutajaks või selliseks takkasundijaks. Ja samamoodi, et kui sinul on nüüd L-täht seal, siis 2 tükki, siis ta on nagu takkasundija või edasi piitsutaja. Aga ka L-id armastavad reisida ja kõndida, kuigi see on kõht-tähega seotud on ja aga nii nagu see labajalg on, nii ta tahab siin tatsuda ja astuda. Ja L-täht soodustab ka inimestega head suhtlemist. Ta võib isegi olla siuke magneetiliste omadustega ja soodustab seltskondlikkust. M-täht on nagu maja, nagu mootor ja ta on praktiline, füüsiline, tugev täht ja samamoodi väga kindlalt on ta maa peal, aga M-tähega öeldakse ka seda, et ta kipub niimoodi kõikuma üles-alla nagu graafik on ja, või nagu merelaine, kuigi see M-täht on hästi järsk, et see toob sellist nagu emotsionaalset kõikumist, aga füüsilise poolega ta suudab väga hästi seda emotsionaalset kõikumist maandada. Ja M-täht tegelikult soodustab inimese terviklikkust kõikide erinevate valdkondade vahel.
ja ta on väga tugeva tahtega kaart ja M-täht on nagu mees. Ja järgmisena räägin teile N-ist, mis on nagu naine ja seotud intellektuaalse poolega, et nii on. Ja N-täht naudib väga vaheldusrikast elu, kus ei puudu ka naudingud, lõbu, naer ja N-täht natukene kipub vigu kordama, aga N-täht on jälle väga hea kirjutamisega seoses. Kõik, mis on kirja panduga, kirjutamine, loomingulisus. Ja kuna ta on see intuitiivsusega sõna otseses mõttes seotud, siis soodustab ta ikkagi sellist väga head maailma tunnetust ja ta on populaarne täht, et populaarne teiste inimeste seas. Edasi on O. O on nagu ratas, veereb edasi. Ta on ideaalselt ümmargune. Ta esindabki sellist maagilist ringi, maakera, päike, kuu, kõik on ümmargused ja ta iseloomustab täiuslikkust. Ja O-kandja võibki püüelda ideaalsete tingimuste, ideaalse täiuslikkuse poole. Ja see soosib teadustööd, täppistööd, sest ta püüdleb täiuslikkuse poole. Ja ta peaks kohanema üldiselt nagu hästi olukordadega, aga see jälle oleneb sellest, mis tähed tal kõrval on. Siis täht Põh on jällegi paunaga täht ja ühe jala peal ta seisab ja jällegi teeb see üks jalg ta kõikuvaks, ebakindlaks ja Põh-täht võib siis kergesti tasakaalu kaotada. Jällegi on see täht, kes ei kannata või mis ei kannata sekkumist, tahab võib olla ise päine ja teha nii, nagu tema ise paremaks peab. Iseenesest ta on jällegi selline intellektuaalne ja intellektuaalne pool on hästi arenenud. Ja tegelikult see Põh-täht võib-olla soodustab ka huvi sellise metafüüsika ja kõigi sellise kas teaduse vastu, aga ta elab ka palju iseenda sisse ja ta võib tahta varjata oma ebakindlust. Ja olen jõudnud 18. või 17. vahepeal oli ka kuu, aga las see kuu olla, meil väga kuu täht ei ole. Et siis R-täht. Vanasti ikkagi on öeldud, et nimes peab olema R-täht. Kas peab? No ei tea. R-täht iseenesest on küll selline tugev täht, paunaga, elab sisse poole, 2 jalaga toetub maa peale ja see toob talle enesekindlust, soovi materiaalseid saavutusi saavutada, finantsiliselt hästi hakkama saada, püüdleb kõrguste poole edasi. See annab ka tuge sellistele loomingulistele ettevõtmistele ja ta võib toetada teisi inimesi. Ja samamoodi nagu keegi siis soodustab sellist otsusekindlust või siukest nagu enesekindlust. Ja ta on seotud füüsilise ja vaimse tugevusega. Edasi on S. S on nagu uss. Ja nii nagu ta siin niimoodi läbi vingerdab või voolab või siis tegelikult S aitab kõikidest olukordadest läbi saada ühel või teisel moel ja soodustab ambitsioonikust. Ta võib-olla ei ole alati kõige turvalisem täht. Võib-olla selle nihverdamise poole pealt. Aga jällegi, oleneb, mis on tema kõrval. Ja ta võib vajada päris palju väljapoolt tulevat sellist tunnustust ja abi.
või sellist kiitust, samamoodi nagu B, nõrk B siis. Et tema vajab ka väljapoolt tulevat sellist tuge. Siis tõhtäht on nagu, mina pean teda hästi selliseks nagu ristitäheks. Et lihtsalt see ülemine pulk on seal puudu, aga minu arust on see Jeesus Kristus, kus löödi risti. Ja ta on seotud ohverdustega ja ohvriandidega ja ta ju seisab jällegi ühel jalal, aga tal on tasakaaluks see pealmine pulk seal. Et ta kogu aeg nagu žonglöörib, vajub siia ühele poole, teisele poole, aga ta suudab nagu ikkagi tasakaalu hoida. Ja siin ongi see, et kas siis ta muutub ohvrimeelseks või siis ta iseenda suhtes, et tal endast hale on, või siis ka ta ohverdab iseenda sellised tõekspidamised või oma mõtted tegelikult nagu teiste jaoks. Ja see võib teha natukene nagu närviliseks see täht. Me oleme jõudnud U-tähe juurde ja U-täht on seltskondlik. See soodustab seltskondlikust suhtlemist ja ta ongi avatud suhtleja. Rõõmsameelsust soodustab U-täht. U-täht on nagu hobuseraud või nagu karikas, mis korjab head õnne, aga see õnn võib pöörduda, kui minna liigselt kas ahneks, natukene isekaks. Ja U-tähega on see teema ka veel, et ta on natuke nagu kõikuv kiiktool, nagu J-täht. Jott on nagu poolik U, aga et ta on nagu kiiktool ja see võib tekitada sellist otsustamatust. Sellepärast see U-täht või Ü-täht siis tahab saada enda kõrvale siukest natukene toestust, et ei mitte minna nagu kõikumisse liigselt. Siis edasi on V-täht ja V on ju nagu tagurpidi katus. Ja tema ju kõigub üldse nagu noatera peal ühele või teisele poole. Et temal on väga lihtne nagu pikali kukkuda ja selle V-tähe kohta küll ei öelda, et ta on nagu õnnekarikas, aga V-tähe kandja on truu sõber, väga hea töötaja. Öeldakse ka, et V-täht tegelikult soodustab abielus olemist, aga siin on vastakad arvamused, sest V on nagu kahes suunas minemine ja sa võid ka, selle tõttu võib ka olla raske otsustada, sest sa oled kahes suunas minev. Natukene paari sõnaga räägin ka kaksikveest ja kaksikv on tegelikult nagu teravate tippudega merelaine. Ta võib olla väga kaootiline, tõusud ja mõõnad võivad olla väga sügavad. Samamoodi, kui sa lähed kõrgustesse, samamoodi võid sa libiseda alla, aga ta annab kaasa ka head suhtlemisoskust ja kohanemisvõimet. Ja kaksikv omanikud püüavad elu elada täiel rinnal. Üldiselt saigi tähestik läbi ja igaüks võtab siit selle teadmise, mis sind just parasjagu kõnetab ja mis tähed sinu nimes on. Mõtlesin, et ma toon teile täna nime näiteid, mis on nimedega seoses. Otsisin mõned populaarsemad välja ja ongi Robin, Hugo, Mia, Eva. Et vaatasin, et sellised populaarsed nimed viimaste aastate jooksul, et tuua nagu häid näiteid nimedega seoses. Näiteks Robin, R-täht on siis eesmärk tegutseda, saavutada, teostada. O veereb nagu hernes, ideaalide poole liikuja, tahtejõud ja täpsus ja teadus. Nõrk B, koostööaldidus, introvertsus, emotsioonide sissepoole elamine, sõbralikkus. I on jällegi seotud emotsioonidega, võib-olla isegi dramaatilisusega, aga ka tundlikkusega ja sõltumatusega. Ja N on intellektuaalne ja intuitiivne
ja jällegi seotud naudingutega ja lõbuga. Nii et ja nad kordavad vigu. Siis on ka see, et I ja N seal lõpus teevad natukene nagu dramaatilisemaks ja emotsionaalsemaks ja selle poole nad püüdlevad selle poole, mis teeb nende emotsioonid või tuju nagu heaks. Aga siis inimene ise valib, et kas see on sport või see on mingi loominguline ala või see võib ka olla alkohol. Ja I ja N annavad ka väga tugeva võimekuse koos loominguliselt midagi kirja panna, ennast väljendada, rääkida, kõneleda. Ja üldiselt on nüüd niimoodi, et tähed on siin pooleks, et O ju veereb ära, talle peab ikkagi mingi toe alla panema, et ta punnu ei paneks, muidu ta veereb ära nagu ratas. Ja R ja B siin mõlemal pool toestavad teda, et annavad talle positiivset jõudu. Ja I ei saa ka pikali kukkuda, sest B ja N on mõlemal pool, mis on suhteliselt ikkagi siuksed kindlatoeliselt. Et lõppkokkuvõttes öeldakse, nagu hea nimi on see. Siis Hugo on H on ülespoole pürgiv, materiaalne täht. U toob head õnne, seltskondlikkust. G ka natukene kõikuv täht. Nagu Teo Karp, nagu ma ütlesin, et ta poeb ise enda sisse peitu, aga samas ta on ikkagi hea täht asjade edasi arenguks ja O seal lõpus tal ei ole tuge all. Et O võib veerema nagu minna ja O viimase tähena ju ankurdab, et kuidas sa asju lõpetad. Esimene täht ütleb, kuidas sa alustad, viimane täht ütleb, kuidas sa lõpetad asju. Et Hugo on siis kas siis tahtejõud jääb siis püsima. Tahtejõud on nii tugev, et võib muutuda perfektsionistiks ja ei saagi kunagi nagu lõpetatud asju, sest ei ole piisavalt ideaalselt nagu paika pandud või siis vastupidi, et ta ei hooli üldse sellest täpsusest, et kuidas see asi on tehtud. Mia, M jällegi on ees mehelik, füüsiline, ta tahabki füüsilist liikumist ja et tal on oluline, et ta saaks füüsilises mõttes kohe naksti alustada. Emotsionaalne lähenemine on I, teine täht, emotsionaalne lähenemine. Ja I on siis, ongi emotsioonidega seotud ja ongi sõltumatu ja liigse tundlikkusega ka kohati. Ja A on ju see algataja edasiviija ja see, et kuidas sa asju nagu alustad, aga kuna see on lõputähena, siis on ka see, et võib-olla ta mingi asja alustab või lõpetab, aga et juba on tal uus asi seal soolas või et ta juba hakkab uue asjaga tegelema, on ju. Et sest see on viimane täht, lõpetab asju, aga et kuna A on lõpus, siis ta on kärsitu uue asja alustamisel juba. Siis ma unustasin öelda siia vahepeale, et mis tähed siis on selle Robinile, et eelkõige siis, mis siis on algatajad, tähed on tal R, O, I, et ta on väga hea algataja, asjade algataja, organiseerida ja alustaja. Ja N on edasi viia. Siis, aga lõpule viimisi tähti tal ei ole antud juhul, et siis võib-olla keegi peab utsitama ja toeks olema, et asjad saaksidki lõpetatud, mitte nad ei jääks pooleli. Siis Hugo puhul on H, U, on edasiviijad, O on algataja, kuigi see on tal lõpus on ju, et võib-olla teda peab natuke survestama, et ta alustaks midagi, et tal on pika vinnaga võib olla, kuigi H on edasi püüdlik, nii et võib-olla see tegelikult nagu päästab ja G on lõpule viia, nii et alustab ja lõpetab. Ja tema jaoks on motivaatoriks siis kasum, sest H täht ajab kasumit taga, nii et kui kasu ei ole,
siis algatust ei tule. Siis Miia, näiteks võtsingi selle Miia on ja siis Miia on, M on lõpule viia, I on algataja ja A on ka algataja ja edasi viiv keskmine osa nagu puudub tal, siis võib-olla keegi peab tal aitama punktist A punkti B liikuda. Tal on sinna vaja sellist abiväge ja toetust, aga M on siis siuke füüsiline tugev algataja, kui emotsioonid on seal nagu taga, siis ta, ma arvan, liigutab mägesid paigast. Ja et kui tahate, võite ka mõne nime kohta küsida või siis võib-olla ma teen ka mõne video veel, kus ma räägin nimedest ja saate ka siis siia alla nimesid kirjutada. Et siis kui ma hakkan nimedest rääkima, siis ma võtangi need nimed ja need küsimused, mis te olete siia sõnumitesse mulle pannud. Tšau, tšau!